Setomaalt pärit Tarrose Triinu-Liis on üle aasta töötanud Seto muuseumites kuraatorina. Aga ta on läbi ja lõhki Seto kultuuri inimene. Ta käib nii emaga koos leelokooris kui ka noortega leelotamas. Tarrose Triinu-Liis on Seto kongressi vanematekogu liige. Ühtlasi aitab ta korraldada ka Lummokati leelolaagrit Netsaja külas. Tema kuraatori käe all valmiski Obinitsa muuseumi näitus Hõbõhõimo hõbõkraam. Räägime Triinu-Liisiga aga ka Seto kultuurist laiemalt kui ainult hõbeehetest. Missugune on hõbeehte tähendus Seto naisele? Mõttemaailmaid ja arvamusi on palju, aga vanasti tähendas hõbe, see oli kui kaitsesümbol. Hõbe kaitses naissugu, kaitses armastust, kaitses sündi, kaitses elu. Et hõbe just kandsidki naised, kuna nemad on peamiselt sünnitajad, elu jätkajad ja sõlge on peetud ka fertiilsussümboliks. Et sõlel on ringiline kuju, ring, justkui ka nagu eluring ja Seto kultuuris on hästi läbiv kujund on ka ring, liikumises, lauluringid, et hästi justkui nagu mõtestatud on kõik need elemendid ja tähendused esemetel. Aga et hõbede juurde tagasi minna, siis tõesti hõbe kaitses, hõbe hoidis ja sellel oli ikkagi väga-väga tugev tähendus. Kui me näiteks tänapäeval kanname ehteid, siis võib-olla me kõik ei mõtle sellele kaitsele, vaid pigem rohkem ilule. Aga kindlasti oli hõbega, sellel oli ka ilu tähendus ja kui naine endale ehtekomplekti kaela sättis, kui tal olid need ehted, siis see näitas ka seda, kui rikas ta on, milline on tema ilumeel, et kui hästi ta on suutnud need ehted endale kaela paigutada. Kust kohast need hõbeehted siia said, ehk kust nad on tulnud? Ja siin näitusel on võimalik näha hõbeehteid, mis pärinevad Setomaa muuseumide kogudest, kuid ka Eesti Rahvusmuuseumi kogudest. Et pidasime oluliseks ja tähtsaks tuua ehteid ka ERM-ist, et oleks võimalikult suur ja lai valik siia külastajatele laiali laotatud, et peaaegu 17 ehtetüüpi on võimalik siin oma silmaga näha. No kuidas muuseumid üldse neid saanud on, kui siin pärandati ju põlvest põlve neid kogu aeg? Jah, ehteid on käidud kogumas, kui on olnud mingisugune jutt või kuuldus, et keegi annab ära või kellegi siis esivanem on lahkunud meie seast, siis kas minnakse nendega jutule või nad ise pöörduvad, et on palju olnud ka selliseid, kes lihtsalt tulevad ja annavad, kuna nemad kas siis ei mõista seda väärtust või arvavad, et nemad ei ole nii suured või nii, nad ei taha võtta seda vastutust, et hoolitseda nende eest või nad ei tea, mida nendega teha ja siis nad toovad ka muuseumile. Aga on ka ehteid, mis on ostetud hoopiski antiikpoest, antiigipoodidest ja kahjuks nende ehete puhul ei ole teada see sügavam taust ja lugu, et kes neid täpsemalt kandis, kui vanad need on, et see on ka muuseumi töö puhul hästi-hästi oluline, aga kahjuks ei ole kõigi kohta nii palju infot teada. Mille põnevaga te kokku puutusite selle näituse ettevalmistamisel, mida te huvitavat teada saite? Hästi selline intrigeeriv teema on olnud üleüldse setode seas sõle kandmine ja kuna seda sõlge võib kanda ja kus võib seda sõlge kanda. Ja selle üle oleme juurelnud, selle üle oleme lugenud, infot kogunud,
oleme arutanud ka kohalikega ja see lugu veel jätkub ja ma arvan, et see jääbki jätkuma, sest et seda infot ei ole kuhugi seina sisse kuhugi kivi sisse raiutud, et täpselt see, et naised võisid kanda selle elueani. Jah, meil on näiteks Mare Piho teadusmaterjalides välja toodud, et abielu naised kandsid sõlge ja tema teadustöö põhjal oleme ka koostanud siia tekstimaterjalid ja tema selle üleskirjutise põhjal me ka võtame enda seisukoha, et abielu naised kandsid sõlge. Aga samas me märkame ka fotosid, kus on neidudel, kellel on siis vanik peas, kannavad ka sõlge. Ja tekibki küsimuse koht, et kas see ikkagi vastas nii tõele, et see oli kindel reegel, et ainult abielu naised, et kas ainult pulmarituaalidel anti ta see sõlg nii selles mõttes üle, et ta võis seda kandma hakata või võis ka juba varem või see oli hoopiski piirkonniti erinev, et mõnes nulgas kanti juba ka varem sõlge. Aga üks on kindel, et erandsituatsioone oli sõlgede puhul ja need olid just need olukorrad, kui olid pulmarituaalid ja pruudil olid kõrval lisaks ka pruutneitsid ehk podruskid ja nemad võisid ka sõlge kanda, sest et nad ei olnud veel abielus. Et see on teema, mis on tuline ja on alati aktuaalne, et kes võib kanda, kas võib kanda sõlge ja mis elueani võib kanda. Et oleme ikkagi ju näinud ka neid fotosid leelopäevadelt, kus vanadel naistel on sõlg ees, kuigi neil on juba lapselapsed olemas ja nad vana traditsiooni järgi ei peaks enam kandma, aga ikkagi kannavad. Ehk siis see tähendus võib ka samuti ajaga muutuda ja mingisugune traditsioon hoopiski ununeda või katkeda. Ja see on tegelikult päris põnev, et me saame selle üle arutleda ja 16. mail on muuseumiöö ja Obinitsa muuseum korraldab ühe vestluspaneeli, kus me samuti räägime hõbeehete traditsioonist ja et kuidas me tänapäeval seda kõike tõlgendame ja kindlasti tuleb ka sõlepunkt meie küsimuste kaua. Kuidas teie hinnangul seto kultuur on säilinud praegu? Kas ta on nagu varjusurmast ärganud jälle? Ja siin tuleb küsimus, et mis on seto kultuur minu jaoks rohkem või kes on üleüldse setod. Et siin näitusel me näeme ainult ühte väikest osa sellest ja see on selline materiaalne osa, käega katsutav osa ja need on need ehted. Aga et see kultuur on ju tegelikult kõik see suurem ja see kultuur, mis oli kunagi, ei ole sama, mis on praegu. Et kas see tänapäev, mis meil siin Setomaal on ja kas me saame Setomaad nimetada ainult piirkonnapõhiseks või on need inimesed, kes elavad ka mujal Tallinnas, et see kultuur on võib-olla rohkem see, mida me kogeme läbi inimese, et mis see kultuur üleüldse on. Et tõesti, et kui me näiteks mõtleme laulude peale, rõivaste peale ja pühade tähistamiste peale ja elulaadide peale, et see kindlasti ei ole seesama, mis oli eelmisel sajandil, et see on lahjenenud minu arvates, et enam ei kanta neid rõivaid näiteks sellise tähendusega nagu vanasti, vaid nüüd on näiteks, et tähtpäevaliselt kandakse neid setorõivaid, kuigi kui me vaatame neid lihtsalt rõivastena, siis nad on ju rõivad, igapäevased rõivad, et me tegelikult ju saaksime neid kanda igapäevaselt vastavalt siis eale, et mis meile nagu sobituvad, et traditsiooni järgi. Et tänapäeval pühasid peetakse, laule lauldakse, aga et jällegi, et kui me räägime laulukultuurist, siis need ei ole ehk nii improvisatsioonilised, nagu need olid omal ajal, et on rohkem õpitud kellegi üles kirjutatud laul endale selgeks ja seda siis lauldakse, kui setodega kokku saadakse. Aga et see
kõik see improvisatsioonilisus areneks, selleks on vaja järjepidevat sellist pärandit, et sa oled saanud need oskused enda emalt või vanaemalt, aga kuna tekkis nõukaajal selline katkestus, siis meil on selline paratamatus, et meil pole lihtsalt säilinud improviseerimisoskus ja pole nii hästi säilinud ka kahjuks keel, mis on väga sellises suures ohus. Ja muidugi saab keele üle vaielda, et mis see nagu täpsemalt keel on, et ka keel areneb, et ei saa öelda, et meil ei oleks ka samas justkui seto keelt, et ma praegu lihtsalt natuke filosofeerin, et see seto keel on võtnud ka tänases kaasajas oma näo, et oma vormi ja rohkem sarnaneb isegi eesti keelega, et see kõik need kultuurielemendid meil justkui siin on, aga nad on muutunud, segunenud aina rohkem meie tänapäeva kaasajaga, et mingid asjad on jäänud hästi rangetesse piiridesse ja mõned asjad on saanud nagu sellise vabama sellise katsetuspinna, et midagi on ja midagi muutunud, et nii ja naa.